Hei aiasõbrad! See nädal mõtlesin, et võtaks ette siis viinapuude suvise lõikuse. Vaataks üle kandeokste pikkused, kärbiks neid. Lisaks vaataks üle ka lehemassi, sest et tegelikult viinapuu on praeguseks üsna paksult lehti täis, eks see vajab kindlasti harvendamist. Ja vaataks üle ka ennakuväärsed suurused, et mis on siis suuremad kui 2 lehe pikkust, need võtaks lühemaks. Vaatame üle ja vaatame, milline ta siis pärast välja näeb. Siin on siis näha Kusminski siinid. Nagu näha on, ta on ennast väga-väga lehte kasvatanud. Liigun veidikene tahapoole, et te näeksite paremini. Ja see lehemass on tegelikult ülevalt ka tohutu. Ehk siis ma selle video jaoks tegelikult jätsin ta kärpimata ja kui teda mitte kärpida, siis need kasvud, nii-öelda kandeoksad jäävadki seda kasvu üles viskama. Ilmselgelt taim paneb liiga palju oma jõudu nende selle lehemassi ja okste kasvatamisesse, ehk siis see jõud tegelikult võiks ikkagi minna siia marjadesse või tarjadesse. Nagu näha, on nad täitsa viisakad. Kindlasti küpsevad nad ära ka. Iga aasta oleme me saanud tegelikult üsnagi varakult. Vaatame, mis me siin siis teeme. Et näiteks kui, siin on näha, see oks ei ole just kõige pikem võrreldes siin teistega, aga siiski. Et kui ma hindan, et seda ülesse poole enam siduda ei ole vaja, siis selle tasub juba lühemaks lõigata. 4-5 lehte üldiselt olen jätnud tarjast alates. Temal on tari väga siin kohe madalal, siin samas. Võt siin. Ehk siis sellise kandeoksa üldiselt ma julgelt lõikan kuskil siit maalt maha. Et jätangi sellised. Ma enda jaoks küll jätan võib-olla pikemaks, kui võib-olla isegi võiks, aga jätan selle pärast, et siduda siis selle traadi külge, et jääks natukenegi ruumi. Edasi juba piirame kasve. Sama on paljude selliste peente okstega nagu seegi siin. See oks on samamoodi, kui vaadates ta on juba seotud siit. Ehk siis temale piisab, kui ma juba lõikan ta kuskilt siit maha. Ja edasi lõikan juba välja ainult tekkivaid nii-öelda külgvõrseid. See on siin siis see ülemine latt ongi see, mida ma siin mõningad nädalad tagasi ütlesin, et kuhu maani ma enam-vähem lasen nendel kasvudel kasvada, siis kindlasti selliselt ma nagu kasvune lakke jääda ei taha või see on otstarbetu, et me lõikame enamus siit tegelikult maha. Küll aga võib hakata valima siit endale ka asendusoksi, kui teil on soov mõnda sellist põhiväeti pikendada. Ehk siis näitena võin tuua, et kui ma otsustan täna ära, et mulle näiteks ei kõlba enam see põhiväet siit edasi. Või ma tahan ta asendada, ehk ta on liiga jämedaks näiteks läinud ja ma ei saa teda enam piisavalt painutada või mis iganes põhjusel, siis ma võin juba valida siit järgneva korralikuma oksa. Näiteks vaatan see, mis on päris korralikult selline jäme, mis ilmselt puitub ära ja hakkangi siis seda kasvatama nii-öelda tulevase põhiväädina ja lasen tal siis kasvada pikkusesse. Tegelikult ta siin on ka näha, et mul on ta tegelikult päris pikk.
kasvab kuni siiamaani, on korraliku jämedusega, ehk tegelikult see oks kõlbaks asendusoksaks. Küll aga ma ise seda sellel korral vajalikuks ei pea. Ja kavatsen nad kõik siis õigesse pikkusesse kärpida või teha nii-öelda suvist lõikust, et hoida siis seda lehemassi piisavalt, et tekitada marjadesse suhkrut ja päikest kätte saada nii-öelda, aga nii, et ta ei koormaks liialt siis seda viinapuud. Et lihtsam on talle näidata nii, et kuskil siit ongi see kõrgus, mida mina ise sellisel oksal välja lõikaksin. Nagu näha on, siis see välja lõigatud osa on ikkagi päris korralik. Ma jätan siis kaamera siia üles filmima eemalt, kuna mul nii kõrgele jalga pole panna lihtsalt. Et te näeksite, kuidas ma seda lõikan, et käest teda hoida on juba keeruline ja ühe käega siis samal ajal toimetada. Võtan vähemalt mingid oksad juba ära. Siis võime vaadata juba koos, et kuidas edasi. Nagu ma ütlesin, siis ma lõikangi jah, siin ühe lehe koha kõrgemal võib-olla kui see latt on. Mõnel võin käeta kõrgemale, aga üldiselt püüan siis seda kõrgust siin järjest hoida. Kui mõni oks vajab veel vahepeal sidumist või ümber sidumist, siis loomulikult seda ma ka teen. Mõni peenem oks võib-olla või nõrgema kasvuga oks ei olnud veel sidumise hetkel sellisel tasemel. Nüüd tasub ka üle vaadata loomulikult kasvude suurused ka või ennakvõrse on õige nimi. Ennakvõrsete suurused, et kui ennakvõrsete suurused on, kui ta on kuskil visanud ennakvõrse näiteks siin, siis selle ma lõikangi selliselt, et 2 lehe ulatuses tagasi.
see võiks nagu ideaalis pärssida sellise uue ennakvõrse puhkemist, hoiab natuke tagasi seda kasvu. Mingisugusel hetkel loomulikult võib hakata seda lehemassi veel rohkem vähendama, aga mina arvan, et hetkel on selleks liiga vara ja laseme siin taimel rahulikult areneda. Väikene ülevaade siis ka Somerset Seedlessist. Nagu näha, ei ole tema sellel aastal küll kuidagi siis Kuzminski siinil oma kasvuga alla jäänud, et kandeoksad on oma kasvu kõvasti peale visanud, ülesse välja lausa lae alla ja vajab kindlasti tagasi lõikamist, et kasvatada jälle marja. Marjasaak on tulemas tegelikult päris hea. Siit on ka ilusti siis näha, et kannab korralikult. Ja ka ülemistes kihtides, ülemises kihis siin küll lehtede vahel on samuti ülemise rea kandeokstadarjad. Usun, et saagi aasta saab päris korralik olema. Aga jällegi minu nende okste kärpimise kõrguseks saab olema selle roovituse latt, mille küljes on trossid ja sellest siis natukene ülalpool 1-2 lehte, mitte rohkem kärbin ma nad tagasi. Ehk lõikan lihtsalt oksad maha ja muud polegi. Selles mingit erilist kunsti. Filmimise jaoks on muidugi ühe käega üsna kehva hoida, nii et peate selle kaamera loksumise ära kannatama. Siin on tegelikult hea näidata teile, kuidas kandeoks on tegelikult siis kasvatanud ka ennakvõrse päris suureks. Ehk siin on kandeoks, jookseb siit pikalt üles välja. Ei hakka teda kaameraga taga ajama, aga siin on näha ka, et väga pikk on see ennakvõrse. Ehk siis selle ennakvõrse mina lõikangi siin teise lehe juurest juba tagasi, aga jätan ta siia, et ta ei tekitaks puinuvast pungastit kuskilt veel neid juurde. Ja jäängi neid siis sellisel kujul tagasi lõikama, et siin on näha, et üks leheosa ainult allpool ja juba on ennakvõrse ja lõikan ka selle siit siis selliselt tagasi. Ja niimoodi vaatan terve selle viinapuu üle. Näiteks lõikan selle sama oksa täiesti tugevalt tagasi, ehk siis kohe näitan teile seda kasvu. Kandeoksa kasv on ikka väga tugev. Ja nii siis lõikan kogu selle Somerseti osa, mis siit ülespoole sellest latist jääb tagasi. Pärast kärpimist sai Somerset Seedless jälle selline korrektsem, nagu ka seal taga on näha seda Kuzminski siinit. Ja vaikselt hakkan ma ka vähendama siin seda lehe massi, mis on siis siin tarjade juures.
näiteks siin on näha, ma ei olnud veel ära võtnud. Tari kasvab siin kõrval. Ilmselgelt selle lehe peab siit kohe välja võtma ja seda ma ka teen. Murran ta lihtsalt välja ära. Ja nii ongi. Sama näiteks sellega. Näha siin. Tari kasvab siin kõrval. Ja selle lehe peaks välja võtma. Siin on ka tegelikult ennakvõrse, mille ma peaks nagu välja lõikama. Ehk siis ma võtan selle küll esimese leheni siit. Sest ma ei ulata sinna, et teile siit näidata seda lõikamist küll, aga saigi ta selliselt välja lõigatud siis. Ja nii tuleks terve see Somerset Seedless veel üle vaadata, et üleliigsed lehed ära eemaldada, nii et taim saaks endale sellise õhu liikuma siit, ütleme nii. Nii on vist kõige parem seda nimetada. Esteetiliselt ka loomulikult on teda palju ilusam vaadata, kui ta on selline puhtam. Nii, siit on siis näha ka, et ma olen nüüd kõvasti lehti maha kärpinud nende kõikide tarjade ulatuses ja Somersetil on märksa paremini näha kogu nii-öelda tulevane saak ja ka lehemassi osa on viidud palju väiksemaks. Et hetkel küll jätan veel selliseks, nagu ta on. Arvan ja leian, et see taime arengu jaoks on see vajalik. Küll aga siis marjade valmimise ajal hakkan sedagi veel väiksemaks kärpima või lõikama. Niimeta valearkaadiaga, ehk siis nagu enam-vähem meie viinamarjagrupi ja aiaelugrupi inimesed on arvanud, kes teavad arkaadiat, siis arkaadia see meie viinamarja ei ole. Ja nimetan teda edaspidi siis valearkaadiaks, kuna sorti veel tuvastatud ei ole. Ja vaatame siis tema arengut, et tegelikult ta kannab päris hästi praegusel hetkel vähemalt. Saak on korralikult arenemas ja mis seal ikka? Ootame selle saagi aasta ära, vaatame, kuidas tal läheb. Kui on piisavalt head marjad, siis välja ei vaheta. Kärpisin ma ära siis selle juba eelnevalt. Lõikasin ülevalt oksad lühemaks ja kärpisin lehed alumistelt okstelt tarjade ulatuses kõik ära. Kuna arkaadial siis ülemine üks okstest, ütleme nii, et talve üle elanud või vähemalt ei teinud väga palju pongi lahti, ehk siis üks põhiväetidest on vaja asendada ilmselt asendusoksaga. Ja tegelikult on ka siin näha, et mõlemal ülemisel põhiväädil on väga tugevad oksad, ühel siin ja teisel siin. Nende paksuse järgi on juba näha, et väga palju taimeressurssi läheb nendesse.
siis mina olen hetkel ka nad endale jätmas asendusoksteks. Ehk siis vahetan välja kõik selle, mis siis mööda trossi siin jookseb. Enamus siis selle aasta saagist on tegelikult tulemas alumistelt põhiväetidelt, põhiväetide nii-öelda kandeokstelt. Ehk siis ongi kindlasti vajalik ülemist põhiväetide nii-öelda asenduspõhiväetideks vaja kasvatada uusi kandeoksi. Ja kui muidu suvise lõikusega ma kärbin kõik teised oksad tagasi, siis uued põhiväädid, nendel ma lasen kasvada ikkagi pikemaks. Kärbin küll ka mingi hetk lühemaks, et nad hakkaksid puituma vaikselt, kuid jätan nad natukene pikemaks arvestusega, et nad peaksid siis mul ulatama mööda trossi sinna postini. Ise siis kasutan seda, et ma ära ei unustaks, millised need oksad on, siis kasutan sellist võtet, et ma lihtsalt seon selle oksa külge mingisuguse suvalise nööriga väikese lipsu, sama ka siin. Nii et loodan, et nendest tulevad siis järgmiseks aastaks korralikud uued ülemised põhiväädid, mis siis kasvatavad samamoodi saaki. Kui viinapuude mõistes veel rääkida, siis tegelikult eelistan ma enda kogemustele tuginedes nüüd sellist sidumisviisi, nagu on see Vale Arkadia siin seotud. Ehk sisuliselt on siin põhiväädid tulevad välja siit ühest otsast. Kasvatan ma niimoodi väikse paindega, ja et need saaks ilusti tagasi ja maha painutada. Ja siis nad jäävad jooksma juba selle trossi mööda edasi. Ehk siis teda on palju lihtsam siduda. Nii ülemist oksa kui ka siis seda alumist trossidel olevat oksa. Küll aga, kui keerata teistpidi, siis Kusminski siinil, siis tema oli meil oligi kõige esimene viinapuu, siis temal võtsime, või tema jaoks võtsime õppust internetis leiduvalt materjalid, ehk siis sellised soojamad kliimad kasvatavad põhiväete selliselt kahte suunda kasvatatavate nende põhiväetide põhimõttega, siis võtsime sellelt natukene nagu malli ja väänasime enda oksad selliselt. Küll aga selliselt risti-rästi kasvavad põhiväedid, need on väga kehva maha painutada ja ise selliselt tegelikult enam ei seoks, ei koolutaks või kuidas iganes seda siis nimetatakse. Aga kuna see taim on juba täis kasvueas, siis teda päris tagasi lõikama ei hakka, ümber istutama ka ei hakka, ehk siis tuleme sellega toime. Peame lihtsalt põhiväete välja vahetama asendusokstega aeg-ajalt, et need oleks mugavam, et nad oleksid peenem, et need oleks mugavam maha painutada. No nii, selline kord see viinapuude kärpimine sai. Võtsime maha kandeokste pikkust, kärpisime tugevalt tegelikult ka lehemassi, vaatasime üle ennakvõrsed, et nüüd on nii-öelda marjade värvumiseni tegelikult see töö on sarnane, ehk siis hoiame kõrgust, hoiame ka lehemassi väiksemana, aga suures plaanis ma lehti tugevamalt kärbin alles siis, kui marjad hakkavad värvuma. Siis on juba oluline hoida see tarjade osa rohkem päiksele avatud ja leht oma rolli väga tugevalt enam ei mängi taime jaoks just eelkõige. Ehk siis järgmine kord juba näeme siis, kui marjad hakkavad värvuma.
võib-olla teen vahepeal mõne sellise mõnes mõttes show-off klipi, et näidata, kuidas need marjad on vahepeal arenenud, aga sellist pikemat videot ilmselt enne mitte. Aga näeme siis ja jälgige meie kanaleid ja käärid kätte ja oma viinapuid kärpima.